Tervist! Tere! Meil on siis uus kvartal algamas, uue kvartali teema 3 kuud, oktoober, november, detsember tähendab selle astronoomilise aasta 3 kuud. Me veedame uurides teemat, mille pealkiri on surmast, suremisest ja tuleviku lootusest. Ja surm, suremine ja tuleviku lootus. 3 sõna, 2 esimest neist küllaltki morbiidsed, sellised negatiivse laenguga ja siis tuleviku lootus annab meile mingisuguse impulsi, mis selle surma ja suremise temaatika võib-olla selja taha jätta, kui me sinna nüüd ükskord jõuame. Ehk siis hoiame fookuses seda teemat või hoiame kogu aeg meeles, millest selle kvartali hingamispäeva üldine teema räägib. Surmast, suremisest ja tuleviku lootusest. Ja esimene nädal, see nädal, mis on meil olnud aega ette valmistada, kannab pealkirja Mäss täiuslikus universumis. Mäss täiuslikus universumis. Mäss, eks. Mäss, ülestõus, rahutus, võõrsõna revolutsioon. Ma ikkagi küsin mõnikord õpilaste käest, et mis see on revolutsioon põhimõtteliselt. Et selline võõrsõna, võõrapärane sõna, eesti keeles sellist sõna ei ole. Ongi võõrsõna on eestindunud ja enamikesse Indo-Euroopa keeltesse ongi see ladinakeelne sõna jõudnud. Revolutsioon on ju ladinakeelne sõna tegelikult. Et mida see tähendab? Mis see on revolutsioon? Me mõnikord kasutame sõnu, ka võõrsõnu, teadmata tegelikult, mida need tähendavad päris täpselt. Me kasutame neid iseenesest mõistetavalt kuidagi. Aga mis on revolutsioon, mis eristab revolutsiooni lihtsalt rahutustest, lihtsalt mingisugusest möllust. Ma ei tea, 2007. aasta aprillis olid siin pronksiööd, eks, kas see oli revolutsioon? Et revolutsioon on siis selline mäss või selline ülestõus, mis hõlmab kogu ühiskonda ja on seadnud eesmärgiks endale ühiskondliku korra muutmise läbi ja lõhki. Mitte lihtsalt ühe valitseja asendamine teise valitsejaga, ühe võimulolija asendamine teise võimulolijaga, see ei ole revolutsioon, vaid revolutsiooniks võib nimetada siis sellist üritust, kus üritatakse muuta ühiskonda põhjast kuni tipuni välja. Kõik, mitte ainult valitseja, vaid ka valitsemispõhimõtted. Ühesõnaga, kui me räägime ilmalikus keeles, siis revolutsioon on see, mis püüab kukutada riigikorda ja asendada vana riigikorra mingisuguse muu riigikorraga. Ja kui see õnnestub, siis on revolutsioon õnnestunud, kui ei õnnestu, siis on revolutsioon läbi kukkunud. Et kas seal taevastes õuedes toimunud mäss oli ka revolutsiooniline, võiks küsida selle kohta, kui teada nüüd, mis asi revolutsioon on. Või oli see lihtsalt selline lokaalne, spontaanne rahutus? Mis te arvate? Ei oli revolutsioon, aga lihtsalt kukkus läbi. Jah, see oli kindlasti revolutsiooniline mäss, sellepärast, et selle peamässaja eesmärk ei olnud mitte lihtsalt rahutust tekitada või segadust külvata, vaid peamässaja eesmärk oli muuta riigikorda. Peamässaja eesmärk oli muuta selle ühiskonna aluseid ja selle ühiskonna kõrgusi põhjast kuni tipuni välja, muuta kõike. Ehk siis peamässaja eesmärk oli teha kogu süsteem teiseks. Aga kui revolutsioon ei õnnestunud, kas siis saab öelda, et see oli revolutsioon? See oli ebaõnnestunud revolutsioon. Aga mõnes mõttes revolutsioon õnnestus ka, aga mitte taevastes sfäärides. Jah, David. Sa mainisid nii nagu siin ka, ma vaatasin korraks, mida revolutio ladina keelne sõna tähendab, et turn around.
tähendab, see nagu keeratakse kõik nagu teistpidi. jah, ja sa mainisid ka sellist, ütleme, kiiret muutust ühiskonnas, olgu see poliitiline või ükskõik milline. No ma ise mõtlen, et tõenäoliselt see ei olnud nii kiire, et see mõtlemine ja endale poolehoidjad värbamine võttis ikkagi aega. Et see Lucifer oli väga kaval ja kuidas see patt või selline mäss tekkis, nii nagu autor meie õppetüügis ütleb, et noh, see jääb paljudele veel saladuseks. Aga samas küllaltki selged põhimõtted prohvet Jesaja ja Ezekieli poolt on välja toodud, et mis võib soodustada sellist mässu või revolutsiooni. Ja algab ju kõik mõtetest, eks ole. Ja see mõte lõppude lõpuks ükskord jõuab nii kaugele, et see saab saatanale saatuslikuks. Nii nagu ikka, et see mõte viib tegudeni ja tema iseloomu omadustele, millest kirjeldatakse ja lõppude lõpuks ta häälib. Ei, revolutsioon ei pruugi olla kiire. Ei, seda mitte. Just nimelt revolutsioon, võib-olla ütleme revolutsiooni see lõppfaas on kiire, aga revolutsioon ongi just nimelt mitte ainult poliitiline, vaid ka ideestiku muutmine, mõttelisel tasandil ühiskonna muutmine. See ei pea olema kiire. Noh, ma olen mõnikord mõelnud ja olen küsinud ka noorte käest. Noh, meie siin Ida-Euroopas tunneme ja paneme mõnikord revolutsiooni võrdusmärgiks kommunistliku maailmasüsteemi ja selle kehtestamise üritamise, eks, omal ajal 20. sajandi alguses. Ja oleme ise siin ju olnud kommunistliku impeeriumi osad. Ja mõnikord ma küsin sellise küsimuse õpilaste käest, et mis te arvate, kas kommunism on surnud? Nad ei oska reeglina selle peale midagi öelda. Ja kui hakata mõtlema poliitilisel tasandil, siis kommunistlik impeerium on lagunenud ja kui külm sõda lõppes, siis nii-öelda ütleme see kommunistlik leer vajus kokku, Ida-Euroopas kommunistlikud võimud kukutati ja nii edasi, nii edasi. Aga mõttelisel tasandil pole kommunism mitte kuhugi kadunud. Ja kust võib leida kommunismi kõige rohkem? Täiesti vale. Hiinas on see poliitilisel tasandil, aga kommunismi võib kõige rohkem leida tänapäeval mõttelisel tasandil Lääne-Euroopas. Lääne-Euroopas. Ja see on nüüd see moment, mis teeb ka, ütleme, kui me jõuame selle peavaenlase juurde, peamässaja juurde, mis teeb ohtlikuks igasuguse revolutsiooni just sellepärast, et ta muudab inimeste mõtteviisi. Et mõnikord ma räägin inimestega ja inimesed, ütleme, on veendunud, et et Nõukogude Liit oli kurjuse impeerium ja kommunistlik impeerium, aga seda enam ei ole, järelikult kommunismi enam ei ole. Ja siis ma tajun ära, et ma mõtlen ise, et kuule inimene, sa mõtled ise ju täiesti kommunistlikult praegu, endale seda teadustamata. Et kommunism, kõik see, mida Karl Marx omal ajal, millest ta unistas, perekonna lammutamine, perekonna ümberdefineerimine, mehe ja naise rolli ümberdefineerimine, ühiskondlike positsioonide ümberdefineerimine, vana ümberpööramine, kõik see algab siit kõrvade vahelt. Ja Lääne-Euroopa on kommunistliku mõtteviisi täis otsast otsani, ilma et need riigid poliitilisel tasandil oleksid kommunistlikud. Et kui me räägime, jõuame ühel hetkel Luciferi juurde, David mainis siin sellist nime oli Luciferi, siis tegelikult, mis on saatana kõige ohtlikum tegutsemisvahend või tegutsemismeetod, on ju see, et ta maskeerib ennast valguse ingliks. Ta ei tule esile ammu enam juba Jumala vastasena, vaid ta tõuseb esile Jumala pooldajana, Jumala poolel võitlejana, Jumalana endana. Ja nii on igasugune revolutsioon ja igasugune
ühiskonna ümberdefineerimine ju salaasi, see toimub varjatult. Ja niimoodi inimesed reeglina ei saagi aru, kui nad mõtlevad, nende mõtteviis on muutunud selliseks, milliseks peavaenlane tahab, et see muutuks. See on oht. Täna hommikul ma küsisin Aio käest, et ma ei tea, kus mu mõte sinna läks, aga ilmselt see praegu, mis Venemaal toimub, see kah mõjutab nii. Siis mõtlesin, et kuule, ütle, kas on inimesele parem nähtav vale või nähtamatu vale. Ma ei ütles, et ilmselt nähtamatu vale. Ja siis ma mõtlesin, oma mõtted läksid siia Euroopa peale. Nii et see ongi... Ikka maskeeritud pettus on alati ohtlikum kui alasti pettus. Nii et Venemaal me näeme otse, et see on vale, see on kõik nähtav vale. Aga isegi seda paljud inimesed usuvad. No jah. Nii, aga läheme siia alguse juurde, kus õppetüki koostaja on toonud meie ette peatükid, kus siis loomise kohaselt oli kõik täiuslik, sellepärast, et Jumal on täius, aga mille poolest on Jumal täiuslik? Jumal on oma armastuses täiuslik, armastus peab olema täiuslik. Et kui armastus on ebatäiuslik, siis seal on juba viga sees, aga Jumala armastuses ei ole viga sees. Ja pühapäevane osa kannab pealkirja loomine armastuse väljendus. Siin autor tõstab väga selgelt esile selle mõtte, et ei ole olemas armastust, mis ei otsiks väljendusvahendit. Et kui üks inimene armastab teist, siis lõpuks on selles inimeses nii suur tung armastust väljendada oma armastatule, et ta ei saa sellest üle ega ümber, isegi kui ta ennast hirmsat moodi tagasi hoiaks ja hambad ristis, siis ometi tähelepanelikule vaatlejale on selge, et selles inimeses toimub midagi. Armastus pressib välja, armastus ei jää kunagi sinu sisse. Pressib välja, tahad sa seda või ei taha, suudad sa seda varjata või ei suuda, kes rohkem, kes vähem, proovid jätta selle platoonilisele tasandile, aga see on ikkagi nähtav, kuskilt otsast see pressib välja, kui see on tõeline armastus. Ja õppetüki autor siin esitabki ka natukene sellise retoorilise küsimuse, et kas Jumal, kes on armastus, oleks saanud jätta oma armastust väljendamata. Ma juures saab kasutada küll seda sõna, tema armastab ka tegusõna, mitte see sõna, tema ainult armastab. Armastus, tema armastab, see on tegusõna, armastab. No, mina jäin... Armastama ongi tegusõna, armastama. Armastus on nimisõna. Armastus on nimisõna. Armastama on tegusõna. No ikka tegusõna. Mina just jäin mõtlema selle sama peale, täpselt see Johannese 4:8-16, see, kus see Jumal on armastus mõte välja toodi. Et ma lugesin seda, et täpselt seda, nagu Liida tõi välja tegusõna, mina jäin mõtlema, et ei ole siin öeldud, et Jumal on armastav. Et loomulik oleks öelda, et ma ei räägi ju näiteks, et Revo on headus, Revo on lahkus. Et ma jäin nagu mõtlema ja siis mina nagu endas suutsin mõtestada nii kaugele, et see, et Jumal on armastus, et see kätkeb nagu, minu jaoks vähemalt tundub, et see on nagu palju sügavam kui see lihtsalt, et on armastav. Et see armastus, nagu me teame korintlaste kirjas, et see on nii sügav, et seda on raske kohati mõista. Ja. Aga inimesena me võime mõelda, kui Jumal on armastus. Aga kuidas selline armastav Jumal on saanud luua sellise peaingli, kes patustas. Sinna jõuame. Ma arvan, et jõuame. Ma loodan ise. See sõltub minust. Ma väga püüan. Aga kogu inimkonna kohta. Kuidas ta lõi sellise inimese, kes patustas? Aga ärme sinna veel läheme, vaatame ikkagi seda loomingu olemust ja täiuslikkust. Just väga hea tähelepanek, et Jumal on armastus nimisõna. Õige, ei ole õige öelda mitte kellegi kohta, ühegi elus olendi kohta, et tema on armastus. Me ei saa isegi mingisuguse ingli kohta, ka praeguse peaingli kohta, kes on selle kunagise asemel, me ei saa öelda, et tema on armastus.
ta on armastav olend, üks inimene, üks olend peegeldab rohkem armastust kui teine, on selleks rohkem suuteline, aga kui me räägime armastusest kui substantsist, kui olemusest, siis see käib ainult Jumala kohta. Ja just Johannes kirjutab, jah, 1. Johannese 4:8, kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumal ise on armastus. Et sama võib vist öelda püha, sõna püha kohta, et Jumal on püha, aga ma jäin mõtlema, et kas mõne ingli kohta saab ka öelda, et ingel on püha. Ei no pühad, see on natuke teine asi võib-olla, sest isegi inimeste kohta saab öelda, et nad on pühad, ka pühade kogudus on olemas. Et siin on nagu... Püha on omadussõna. Ja püha on omadussõna, jah. Aga armastus on nimisõna. Ja Salm 16 ütleb ja me oleme tunnet... Kuidas? Meil on nimisõnaks ka see püha tehtud. Ja püha... Ja ta eksisteerib. Ta on nimisõna ka, jah. No ja. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus, Salm 16 kordab seda mõtet. Ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Nii et tõepoolest, Jumal on armastus ja sealt tulevad siis teod ja tulevad ka loomistöö viljad, mis peavad olema täiuslikud. Ja mis olidki täiuslikud, et ei maksa kahelda selles, et Jumala looming oli alguses täiuslik. Nii. Aga nüüd me läheme esmaspäeva juurde ja nüüd tuleb sisse üks märksõna, mis võib-olla tekitabki selle dilemma, et kui Jumal lõi midagi, mis on nii täiuslik, kui armastus lõi midagi sellist, mis oli rikkumata, et kust tuli see rikutus siis, aga see märksõna on tahtevabadus, vaba tahe, tahtevabadus, vabadus teha midagi, mis Jumala silmis ei ole õige ja tahtevabadus. 1. Johannese 4, seesama peatükk. David, jah. Ma võib-olla tahtsin natukene keerida või tagasi korraks. Ja. Ma siin lugesin jälle süvenult neid 2 teksti, mis meil on antud ja kuidagi see sõna tundma, see ei ole tundnud, kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat ja siis jälle mainib ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust ja nii edasi. Et ma mõtlesin, et täna kui perekonnas abikaasade vahel, kui abikaasad ütlevad üksteisele, ma armastan sind. Et kui minu abikaasa ütleb, et ma armastan sind, siis ma ütlen, ma armastan sind ka. Et milles see nüüd oleneb, et me väljendame neid mõistet, eks ole, siin oli mainitud ka tegusõna, jah. Et mehel on väga oluline näidata oma tegudega, et ta armastab oma naist. Naisel on, ja muidugi ka sõnadega, et naisel on väga oluline, et ta kuuleb, eks ole, sõnad armastusest. Ja samamoodi naine avaldab sellist lugupidamist ja avaldab nagu armastust. Aga ma mõtlesin, et huvitav, et miks Johannes toob esile sellise sõna tundmine, et Jumala tundmine. Tõenäoliselt siin oleneb väga palju ka nagu sellisest usaldusest. Et kui sa usaldad ja teil on selline väga hea vahekord, kui me räägime abikaasade vahel või perekonnaliikmete vahel. Ja täpselt samamoodi, kui me räägime Jumalast, et kui me tunneme Jumalat ja mõistame tema armastust ja usaldame teda täielikult, siis tõenäoliselt ei teki selliseid kavalaid mõtteid kuidagi nagu kõrvale hiilida või midagi muud teha. Ja sellepärast siin öeldud, et me oleme tunnetanud ja uskunud armastust. Usk on seotud usaldusega, mis Jumal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastus, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Nii tundub, et see iseloomu omadus ka, et väga oluline, et kas me mõistame, et Jumal on armastus, kui ta ütleb, et ta on armastus. Ja kuidas me näeme tema armastus meie vastu.
ja nüüd see küsimuste küsimus ikka. Andres, jah? Ma mõtlesin midagi selle Taavi jutuga kuidagi ja selle salmi peale, et kui sa ei armasta, sa ei ole tundnud Jumalat. Mõtlesin, kas inimene võib arvata, kui ta sellist kuuleb. Kas inimene võib arvata nii, et ma leian armastuse kuidagi seoses teise inimesega või kuidagi niimoodi lihtsa elulise ja sellise olulise. Ja et äkki ma kuidagi suudan siis ka kunagi hiljem Jumalat mõista. Aga ma kuidagi mõtlesin praegu, kui inimene suudab mõista Jumalat või seda tunnetanud, mõtlen nagu kogemuslikult. Et siis ta võib-olla oskab juba armastada ka nii, et ta ühtegi inimest väga lähedalt ei ole kohanudki. Et võib-olla Jumala kaudu saad sa armastusest aru kui asjast. Võib-olla see on parem inimesele kui see, et sa hakkad armastust aimama läbi mingite suhete, heade suhete. Ma mõtlesin ka enne seda, selle enne ma ütlen, et armastus otsib väljendust, jah. Aga mõnikord armastus ei pruugi ka leida väljendust, aga ma mõtlesin, et armastus on siis ikkagi olemas. Võib-olla. Et armastus on mingis mõttes ju peaks olema selline potentsiaal. Umbes nagu tammi taga seisev suur vesi. Kõik on suletud, kuskil midagi läbi tilgub, vesi on olemas, kus tohutu energia. Või ma ei tea, elekter, viia ainult 2 juhet teineteisele lähedal. Tekib säde või ma ei tea, mis asi, lühis, gaasleeg. Et selline potentsiaali kaudu armastuse mõistmine on ka kindlasti olemas. Ei, no ikka on, aga noh, see ongi see, et paratamatult ka tammi taga olev vesi otsib väljapääsu. Lihtsalt millegipärast talle seda ei võimaldata. Aga tammi ajal on, siis ta ikkagi aga see sama tahtevabaduse moment nüüd ei väga hea. Neid asju tasub mõelda, nende üle tasub mõtteid mõlgutada, aga tahtevabaduse moment ja siin ongi nüüd see küsimus. Tegeleme siis sellega natukene, et kuidas sai Jumal luua siis täiusliku olendi, kelles leiti siis lõpuks ja kelles hakkas idanema lõpuks mingisugune kurjuse alge. Aga siin on küsimus. No, mina hommikul mõtlesin küll selle peale, et kui me räägime armastusest ja kui mina tahan teada näiteks, et minu naine mind armastab ja ma küsin tema käest, kas armastad mind? Ja see küsimus ei ole mingi klišee, mis on võib-olla mõnel on saanud iga õhtuseks küsimuseks või iga hommikuseks mingisuguseks selliseks lihtsalt et musi, kalli, mops. Aga kui ma millegipärast tahan teada, tahan saada kinnitust, kas sa armastad mind, siis minu jaoks loeb ju ainult see vastus, mis võimaldab naisel öelda ka, et ei, ma ei armasta sind enam. Sest kui ma teaksin, et minu naine saab vastata ainult niimoodi, ja ma armastan sind, siis see naine võib olla mul ka kumminupp seal põhimõtteliselt, mis vahetus on. No, saate ju aru. Ja Jumala loomingu puhul on see täpselt samuti, sest tema on ju suur etalon. Tema on armastus. See tähendab, armastus on ainult siis tõeline armastus, kui ma saan sellest armastusest ka hälbida. Ehk armastus peab olema vabatahtlik. Ja siis on see väärtus, kui ma leian, nagu see Eric Claptoni laul on, et ma näen armastuse tulukesi tema silmades. I see the love light in your eyes. Siis küsimus, et mis ma veel üle küsin? Ja, et selles mõttes, et kui ma küsin, tahan kinnitust ja kui Jumal tahab kinnitust minu käest, kas ma armastan teda,
siis kui ma ütlen jah, siis see jah on ainult siis väärtuslik, kui ma võiksin öelda ka ei. Kui ma ei saaks öelda, siis sellel jahil poleks mitte mingit väärtust. Kui minu naine ei suudaks ei öelda millegi pärast või ta oleks see keelatud või ta oleks niimoodi konstrueeritud, et ta ei saa öelda, siis tema jahil ei ole mitte mingit väärtust. Ja sellepärast lõi Jumal oma suures armastuses universumi, maa, kõik olevused lõi selliseks, et nad võivad öelda ka ei. Ja siis on nende jahil ainult väärtus. Vastasel juhul poleks sellel jahil mitte mingit väärtust. Et siis see selgitaks nagu selle vabaduse asja nagu ka vabadus. ära. Ankro mõiste väga paljude asjade juures on vabadus. Ja siin on tahtevabadus. Ma armastan ja väärtuslik on minu armastus ainult sellepärast, et ma võin ka mitte armastada. Ja nüüd tuleb mängu siis kattev keerub, keda nimetatakse Lutsiferiks. Väga palju kasutatakse seda sõna Lutsifer. Teab keegi, mida tähendab Lutsifer? See tuleb jälle ladina keelest. Ladina keel ei saa üle ega ümber. Ja Luciferus ladina keeles otseses tõlkes tähendab valguse kandja. Valguse kandja. Ehk siis see olevus loodigi jumaliku valguse peegeldamiseks teistele ingellikele olevustele. Tema pidi kandma. Ta vaadake, kuidas prohveti läbi Jumal kirjeldab Lutsiferi, kui palju vääriskive tema külge selles prohvetlikus pildis pandi. 9 vääriskivi, mitte 12, aga 9 vääriskivi oli Lutsiferil. Need ei ole sinna niisama pandud, need vääriskivid. Vääriskivid, mida nad teevad? Nad kannavad valgust. Vääriskivid ongi sellepärast, et kui sa annad neile teatud lihtimisastme, sellepärast, et ongi vääriskivid, siis nad talletavad endas ja peegeldavad ka valgust, mis teeb nendest vääriskividest just selle, miks nad nii kallid on. Ja Lutsifer pidi kandma valgust. Ta oli loodud jumaliku valguse kandmiseks. Ta oli täiuslikult ilus, nagu prohvet ütleb. Ta võis kõndida tuliste kivide keskel. Ta kandis jumalikku valgust. Ja ta oli laitmatu oma teedel, nagu prohvet ütleb, kuni temas leiti ülekohut. Ja kus see ülekohus sinna sai? Nüüd võib arutada. Andke nüüd kuuma. Kas see jääb meile see saladuseks? No sa lõpetasid liida kohe arutluse ära. Enne kui see üldse avata sai. Kui ma siia tulingi hommikul kirikusse, siis ma ütlesin, et tead, Maia, mulle tundub, et ma ei saa viimasel ajal üldse, me rääkisime siin vabadusest, et vabalt ennast tunda. Ma pean kogu aeg tegema midagi, mida keegi kuskil või mida keegi tahab. Et ma ei saa üldse ise teha, mis ma ise tahan. Ma ei ütleb, aga sa oled ju abielus. Jah. Rõngas ninas. Abielus võib ka ju elada niimoodi, et ma saan enne lõbu kirjeldasid, et kui meil on naisega kinnitust saanud armastusega, mul on kuidagi see nagu kinni siia. Ega ma ei taha seda ära lahendada absoluutselt tõdeda midagi, aga see Alvo jutule toetades, et naine küsib minu käest, et kas sa armastad mind. Mõtlen, aga kuna ma olen vaba inimene, arvan, et olen. Et sa ei tead, et sihukest tunnet nagu praegu väljendada ei saa, et see kõik, see jama, mis ma enda ümber näen, et see mind kohutavad närvi ja mul ei lasta üldse rahus elada. Et sorry, aga täna ei taha üldse selle teema rääkida. Mis siis saab? Kuidas see naine peaks ennast tundma? Mina olen nii vaba inimene. Just kui olla aus nagu. Armastus saab väljendada siis, kui see tunne on südames nagu mõnikord üksindagi raske olla. See armastus haarab sind nii tugevalt, et kui see veel kestaks 5 sekundit, siis ma ei tea, mis siis oleks. Siis jääks natuke hing kinni tead.
gaasipalloon seisab rahulikult, ta ei lenda välja. Okei, las ta on seal. Et ühesõnaga siin on teatud küsimusi, ega siin see on see, et sa lihtsalt teatud hetkedel ei taha armastusest rääkida võib-olla jah, kui naine küsib. Aga see armastus naise vastu on ikkagi sinu sees olemas. Ta on olemas, et ta ei ole ju kadunud. Ei, ma arvan küll, ei, ma tean seda, et on ikka. Aga eks meeleolud kõiguvad seinast seina, jah? Mulle meeldib see mõte, et armastus on otsus. Et selles mõttes ma ei tea, kui palju meie Jevgeniga oleme üks omavahel nagu küsinud või kui tema küsiks minu käest, kas ma armastan. Jah, ma mõtlekski ja kui mina nagu mõtestan või ütlen talle, et ma armastan sind, ma võin seda öelda sellistel hetkedel, kus mul tegelikult neid tundeid, täpselt neid väljavoolavaid armastuse tundeid ei ole, millest Revo rääkis, et ta tammi tagant välja saada. Aga ma otsustan, et ma armastan sind, isegi kui mul neid tundeid kõik igal hetkel ei ole. Vot see on mõistlik jutt, sellest ma saan aru. See on normaalne jutt. Et see, jah, meenutan tihti seda, ma ei tea, kas Taavet mäletab, kui ma hakkasin abielluma, siis Taavet tundis muret selle pärast ja muidugi õigustatult, et Jevgeni ei ole kristlane. Ja siis Taavet ütles, et tead Merle, armastus saab ühel hetkel otsa. Ja jah. Selles mõttes... Äkki mõtles David, et see tunne. Jah, eks see olegi selles armastus otsa saab ühel hetkel. Ja, aga vaata, see ongi see, et armastus on otsus, vaata. Et selles mõttes, eks ta mõtleski muidugi selles kontekstis see armumine. Et, aga see oli väga, väga sügav mõte, mis ta mulle tookord ütles. Armumine, armastus. Armumine võib küll, jah, ühel hetkel leeg. Ja, aga ma ütlengi seda, et see ongi see minu jaoks nagu, milleni mina olen jõudnud, et armastus on otsus. Et ma kas armastan teda või ei armasta. Et kui ta minu käest küsib ja minu jaoks isiklikult nagu see, et ta küsib, kas sa armastad mind. Ma ei tea, kas ta peaks minu käest seda küsima. Kas ta tunneb, et ma armastan teda või ei tunne? Vaata, selles mõttes, kui keegi küsib, selles mõttes, et kui su mees küsib sinu käest, kas sa armastad teda, siis ära mõtle, et kas sa peaks praegu mu käest seda küsima. Ju tal on vaja seda küsida. Ei, absoluutselt. Aga selles mõttes, kas su armastus on siis otsa saanud? Ma ei usu, et armastus saab otsa. Ei saa saada otsa. Kui armastus saab otsa, siis ongi läbi. Siis on mõista. Armastus ei saagi enne otsa saada, kui me ei ole otsustanud. Sa pead siis juurde otsustama. Ma võib-olla segasin lihtsalt praegu selle Taaveti küsimuse selle enda mõttega ära. Vabandust, selle eest. Tunne ei leegitse enam niimoodi. Ja seda ma... Aga me kipume jah sinna inimsuhete juurde, et need on tähtsad teemad muidugi ja inimsuhted ja kuidas me üksteist armastame või ei armasta, et kui palju see on otsus ja kui palju see on tunne. Et... Aga David, jah, sinu nimi käis ka siin nüüd korduvalt läbi, et ma annan sulle võimaluse kommenteerida. Mis sa sellele Merlele siis täpsemalt ütlesid? Kuidagi see läks armastuse rohkem vestlusele kui sellele... Jaa, neil on mõtlengi, aga inimesed on huvitatud. Ma mäletan, et meie kodus isa ja poegade vahel ja mina ka olin arusaamatuses, et mis on siis armastus. Ja siis isa väitis väga kohe niimoodi, armastus on põhimõte. Ja meieni kuidagi ei jõudnud, kuidas see armastus on see põhimõte. Ja võt nüüd tegelikult Merle nagu väljendas ka sellist väga head mõtet, et abielus sa ju teed otsuse, sa ju teed tõotuse üksteisele, et sa oled kuni surmani koos. Eks ole, see on otsus. Kui isegi armastus vahepeal kuidagi võrgeneb või nii inimlikult mõistes või kustub, siis võib-olla ongi hea, kui me kordame üksteisele, et ma armastan sind. Ma just kirjutasin sinna Võrru infolehele sellise, mul üks A4 selline lehekülg just oktoobrikuu kohta. Ja seal oli üks mõte, mida ma ka lõpus seal mainisin, et kui me räägime näiteks negatiivsed asju, siis need negatiivsed asjad hakkavad meid mõjutama. Kui me räägime usus, siis ka meie usk hakkab kasvama.
ja selles mõttes, kui me räägime üksteisele, ma armastan sind, see kuidagi tuletab meile meelde mõlemale, et me vajame seda armastust nagu üles soojendada, võib niimoodi öelda. Või kuidagi julgustada üksteist. Nii nagu see inglisekeelne fraas, et how are you? Noh, mõnikord inimene nagu ei mõtle, vastab fine. Lihtsalt ei mõtle selle sisule ja 5 minutit hiljem tuleb mõtled, et ma valetasin. Ja, aga kui sa nagu reaalselt, võib-olla ükskord lööb välja, aga mul ei ole fine, mul ei ole hea. Ja võt siin tulebki seesama mõte, mida sa küsisid nüüd viimane, et see tahtevabadus. Kas mul on siis tõesti õigus öelda, et jah, mul on probleem, aga räägime sellest. Sellepärast, kui me ei räägi, siis loomulikult see võib jõuda nii kaugele, et nii nagu Lutsiferile, eks ole, kuskil tema ajus, ma ei tea, kas temal on ajud, aga kuskil tema mõtetes liigus nii kaugele, et ahaa, Jumal on selline ja ta on karm, ta on selline türann ja me näeme seda. Jaa, väga hea. Lähme selle Lutsiferi juurde. Nüüd ma räägin natuke pikemalt ise, sest ma ei saa teile sõna anda. Te lähete kohe inimsuhete teema juurde. Aga see Lutsiferi fenomen, täiuslikuks loodud olend, selle sama Hesekieli prohveti läbi antud pilt, nutulaul Tüürose kuninga pärast. Ja tõesti, patusaladus on selline, mille juureni me ei tungi kunagi. Aga ometi on antud läbi nende 2 prohveti Hesekieli ja Jesaja meile võimalus heita pilk ikkagi sinna põhjuste ligidale, põhjuste lähedale. Miks selles täiuslikus olendis, katvas keerubis, valguse kandjas tekkis kurjuse alge? Ja Lutsifer ei ole enam ammu Lutsifer. Jätame selle meelde, et täna ei kutsume teda enam Lutsiferiks, vaid kutsume saatanaks. Siis sel hetkel, kui ta oli veel Lutsifer, jah, tema kirjeldamiseks on kasutatud 9 kalliskivi, 9 vääriskivi, mis pidid kandma valgust. Salm 14 ütleb Hesekieli 28. Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitse ja ma panin sind pühale mäele. Sa olid otse jumalik olend, kes võis täia tuliste kivide keskel. Sa olid laitmatu oma teedel alates su loomispäevast kuni. See on murdekoht, sinus leiti ülekoht. See on murdekoht. Nii, nüüd tekib kohe küsimus. Kus see ülekohus sinna sai? Seesama aegade filosoofia. Kuidas oli Lutsifer loodud nii, et temas võis tekkida ülekohus ja inimesed ei mõista, et ainult sellise võimalusena oligi Lutsifer täiuslik. Kui Jumal oleks loonud Lutsiferi selliseks, et temas ei oleks võinud tekkida ülekohus, siis ei oleks Lutsifer olnud täiuslik. Siis ei oleks olnud Jumala armastustegu. Ja nüüd tulevad siin võtmekohad tegelikult. Ja need on väga suureks hoiatuseks ka meile. Sellepärast, et kui saatan on vallutanud maailma ja on külvanud siia oma põhimõtteid, siis täpselt nende samade momentide läbi, mille läbi tekkis Lutsiferi südames ülemkohus, ülekohus, täpselt nende samade kvaliteetide läbi kasvab ka inimese südames ülekohus. See tähendab sinu suure kaubitsemise tõttu täitus su sisimus vägivallaga. Tingimine, kaubitsemine, Jumalaga kauplemine. See on midagi, mille osas peab olema väga-väga ettevaatlik. Ja sa tegid pattu. Sellepärast tõukasin ma su Jumala mäelt ja hävitasin su kaitse keerub tuliste kivide keskel. Kus see kaubitsemise moment Lutsiferi sisse sai? Mis tegi temast suure kaubitseja, kaupmehe? Eks ilmutusraamatu teatud peatükid toovad sisse ka Babyloonia kaupmehed, kaubitsejad, kes hakkavad kunagi nutma ja halama, kui Paabel, Hoorade ema, on lõplikult langenud. Kaubitsemine on selles mõttes ju paabellik joon, paabellik kvaliteet, kaubitsemine, tingimine. No kus see kaubitsemine sisse tuli? Salm 17, su ilu tõttu läks su süda ülbeks. Oma hiilguse pärast sa kaotasid tarkuse. Ta oli täiuslikult ilus. Ta võis kõndida tuliste kivide keskel. Tema oli see, kes suutis peegeldada kõige rohkem loodud olevustest
Jumala valgust. Lutsiferist ei suutnud mitte ükski loodud olevus peegeldada Jumala valgust rohkem. Sellepärast oligi kattev keeru. Tema talus kõige rohkem Jumala valgust, ta oli loodud selliseks, et ta talus Jumala valgust kõige rohkem. Mitte ükski teine ingel ei talunud nii palju Jumala valgust kui Lutsifer. Teised inglid said sellest Jumala valgusest osa läbi Lutsiferilt tulnud kiirguse. Ja ta kuskilt otsast sai sellest teadlikuks. Ja ilu tõttu läks su süda ülbeks oma hiilguse pärast, sa kaotasid tarkuse ja ta hakkas kaubitsema. Nüüd on järgmine mõte, millega oli Lutsiferil kaubitseda või mida ta hakkas kauplema. Ja sellele vastab teine prohvet, vastab prohvet Jesaja väga hästi oma laulus Paabeli kuninga kohta. See avab nüüd selle kaubitsemise salaasja, mis oli viga, mille üle hakkas Lutsifer oma ilu tõttu tekkinud ülbuses tingima Jumalaga. Eks Jesaja 14, 12-15. Võtame salmi 13, on ju. Jesaja 14, 12 kuni 15, salm 13, sina ütlesid oma südames, seesama Lutsifer, kui ta oligi veel Lutsifer, ütles oma südames. Mina tõusen taevasse kõrgemale kui Jumala tähed, tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele kaugel Põhjamaal. See salm on täis sümboleid, neid pole aega siin lahti seletada. Kogunemismägi ja Põhjamaa ja väga nende peale võiks jutlusi teha. Ta räägib edasi nüüd. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast kõige kõrgemas sarnaseks. Vaat see oli see kaubitsemise moment. Lutsifer tahtis saada mitte lihtsalt kõrgemat positsiooni, Lutsifer tahtis lõpuks saada Jumalaks. Sellest väga palju ei räägita või selleni väga palju ei jõuta, aga Lutsifer tahtis saada Jumala asemele, sinna troonile. Lutsifer tegelikult valmistaski ette revolutsiooni, me jõuame alguse juurde tagasi. Mitte lihtsalt ta ei tahtnud kõrgemat positsiooni Jumala kõrval. Lutsifer, nagu Jeesus ütles, et kurat on mõrtsukas algusest peale. Lutsiferi eesmärk oli Jumal tappa. Kui selleni ei jõua, kui inimene selleni ei jõua, ta jääb kuskile poole peale pidama, et Lutsifer oli kattev keerub, tema ilu tõttu läks ta süda ülbeks ja tahtis kõrgemat positsiooni. Mis tähendab kõrgemat positsiooni? Ta tahtis Jumala troonile istuda, kogunemismägi ja Põhjakaal on Jumala troon. Lutsifer ei tahtnud mitte midagi vähemat kui Jumala asemele istuda. Kui me sellest aru saame, siis me saame aru ka väikese sarve võimust. Ilma me ei saa aru. Me oleme prohveti raamatuid tõlgendav kogudus. Me teame väga täpselt väikese sarve fenomeni, kes see väike sarv oli, Danieli väike sarv ilmutusraamatus tuleb see uuesti esile. Väikese sarve eesmärk ei ole mitte lihtsalt kõrget positsiooni saada, vaid ka väike sarv tahab istuda Jumala asemele, tahab Jumalat tappa. Sellepärast ongi väikese sarve süsteem saatanlik. Otsast peale, antikristlik, Kristuse asemel. Anti, see sama prefiks, kreekakeelne prefiks, anti oma esimeses tähenduses on tegelikult millegi asemel olema. Alles teisane tähendus on tal millegi vastu olema. Et seda tuleb taibata ja selle taipamise taustal, et Lutsifer tahtis Jumalat tappa, Lutsifer tahtis oma isa tappa, sest kes oli Jumal Lutsiferi jaoks? Isa, eks. Lutsiferi soov oli täpselt seesama, kui mina tahaksin näiteks millegi pärast oma lihast isa tappa. Me ei kujuta hästi ette, inimest normaalsetes peresuhetes, kellel tekib järsku soov oma isa tappa, füüsiliselt. Aga just see oligi Lutsiferi lõppeesmärk. Jumal oli tema isa, ta tahtis Jumala trooni hõivata, Lutsifer tahtis Jumalaks saada. Sellepärast on Jeesuse üks selliseid epiteete on Miikael, kes on nagu Jumal. Aga Lutsifer oli ainult valguse kandja, tema ei olnud nagu Jumal, aga ta tahtis saada Jumala sarnaseks ja ta tahtis Jumalat kukutada.
see on see patusala asi, kuhu viis see soov tõusta kõrgemale ja tema ilu tõttu läks tema süda ülbed. Veel üks moment. Lutsiferis tõusis ka hirmus kadedus. Kelle vastu? Jeesuse vastu. Sest oma soovis tõusta Jumala kõrvale, ta nägi, et Jumala kõrval on keegi, isa kõrval on keegi. See on poeg. Ja poeg on isaga võrdne. Selles mõttes, et isal ei olnud poja ees mingeid saladusi, Lutsiferi ees oli. Aga poja ees ei olnud. Isa ja poeg arutasid loomise salaasju. Aga Lutsiferi teatud nõupidamistele ei kutsutud. Aga kuna Lutsifer tahtis saada Jumala asemikuks, siis ta tahtis tegelikult hõivata Kristuse kohta. Nii et need on need lõplikud soovid, millest tuleb aru saada, miks siis Lutsifer on peavaenlane, ütleme, miks sai Lutsiferist peavaenlane saatan. Nii kui Lutsifer taevast alla heideti, ei olnud enam Lutsifer, ta oli saatan, ta oli oma vendade süüdistaja. Nii et selline lugu selle võimsa mässaja kohta. Aga kommenteerige veel. Mina mõtlesin, et siin võib täiendavalt öelda, et mis pärast Lutsiferist sai saatan. Väga tihti Jumal piiblis on muutnud inimese nime ära, kui tema on valinud endale teise tee. Et see nimi annab tähenduse ja saatan on petja ja eksitaja. Ta ei ole enam valmise kandja. Täpselt nagu Jaakob oli petja, aga pärast sai temast võitja Iisrael. Nii on. Nimedel on väga suur tähendus, kui sellele tähendus anda ja sellele tähelepanu pöörata. No võib-olla siin võiks välja tuua seda mõtet, et nüüd kui see väga ilusti seda Lutsiferi ja saatana isavoomu kirjeldasid, et meile kui inimestele, kellel on võimalus samuti valikut teha, eks ole. Ja me rääkisime, Jumal on armastus ja nüüd see viimane mõte, mis kõlas, et saatan on see süüdistaja ja mis seal veel omadus võiks mainida, eks ole. Et meil on nüüd võimalik valida, kas me järgime Jeesus Kristust, kes tegelikult on munastunud meid, või järgida saatana, kes püüab selle kauplemisega meid enda poole. Nii et me seisame praegu valiku ees sama. Absoluutselt. Ja lõpetuseks veel ilmutusraamat. Perle, jah. Jah. Mina just selle nädalal selle mõttega nii-öelda võitlesin. See on see õppetüki viimane küsimus siin. Apostel Peetrus hoiatab meid, et kurat käib ringi nagu möödgav lõvi, otsides keda neerata. Ja siis oli siin nii ilusti antud ja see nagu julgustas mind, et see Efeslaste 6:10-20, ma ei hakka seda aja kokkuhoiu mõttes nagu lugema, aga see räägib sellest, ma mõned salmid loed, vaimulikust varustusest, viimaks veel. Saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taeva aluste vaimudega. Jah, nii see on. Nii see on väga hea meeldetuletus ja see sama ilmutusraamatu 12. peatüki 12. salm, kui Lutsiferil keelati, kuidas sai nüüd saatan ja keelati taevasse minna, ta jäi siia sfääri. Seepärast rõõmustage taevad ning teie, kes neis viibite, hädamaale samas, eks hädamaale ja merele, sest kurat on tulnud alla teie juurde, ta on suures raevus teades, et tal on aeg üürikeseks ja ta on maskeeritud. Ärme seda unustame, ta on maskeeritud ja tema tuleb Jumala talle sarnasuses. See ongi kõige ohtlikum. See on see, mis sarnaneb kommunistliku vaatega, kui inimesed arvavad, et Nõukogude Liiduga lõppes kommunism otsa, aga suure osa Euroopa inimeste peades elab täna kommunism uskumatul moel edasi. Ideena
ja see on palju ohtlikum kui avalik kommunistlik režiim. nii et see vaimulik pettus on samalaadne. siis, kui on rahu ja julgeolek, kui nad hüüavad, et on rahu ja julgeolek, nagu esimese Thessalonika kirjas Paulus hoiatab, siis peab Jumala rahvas olema kõige ettevaatlikum ju, eks. sellepärast, et see rahu ja julgeolek on maskeeritud mässu kulminatsioon. aga Jumal on meie poolel siis, kui meie oleme Jumala poolel ja Jumal ei lase lahti meist niisama naljalt. Isiklik elu on seda näidanud, piibliraamat kinnitab seda. Jumal on tegelikult võitja, sest talle veri on see, mis inimese lunastab. Ja Lutsifer, saatan, on täna ju ainult osa pettija, mitte midagi muud, petis, valede isa. nii et oleme Jumala poolel ja võit on meie päralt. Aamen.